Tšau. Ma tahan teiega jagada midagi imeilusat. Ma just äsja loobusin koduinternetist ja nüüd ma olen täielikus vaikuses ja rahus. Mul ei ole võimalust enam kuhugi põgeneda. Mul ei ole võimalust enam ümbritseda end tähelepanu kõrvale tõmbajatega. Kõik on nii lihtne ja kõik on nii puhas. Ma tunnen ennast nagu laps. Ma olen sellest nii kaua unistanud, sellest vabadusest, aga ma pidevalt lükkasin seda edasi ja mõtlesin, et küll kunagi. Aga lõpuks ma tegin selle ära. Ma olen enda korteris, aga mul ei ole internetti. Täitsa pekkis, kui hea tunne see on. See on täitsa hullumeelne, kuidas me oleme nii sõltuvusest tänapäeva tehnoloogiast ja internetist. Et kui meil ei ole seda võimalust, siis me tunneme, et nagu me ei olekski maailmaga ühenduses. Aga see on illusioon tegelikult. Kui te proovite, siis te näete, et tekib täielik ühenduse tunne maailmaga. Kõik muutub nii kergeks. Kaob aja tähendus üldse. Ma ei pea enam vaatamagi kella. See üldse ei huvita mind enam. Kuigi see on minu esimene päev ilma internetita. Ma tunnen, et ma olen vaba. Ja ma tunnen, et mul on terve aeg maailmas. Ma saan kõike teha. Ma ei ole enam piiratud. Ma saan lõpuks ometi keskenduda sellele, mis on minu jaoks tõesti oluline. Ma saan tunnetada oma keha. Ma olen kontaktis oma kehaga. Ma saan temaga tegeleda ja anda talle parima. Ma saan tegeleda oma hobidega. Ma saan pühenduda ennast viiulimängule. Ma saan treenida laulmist, oma lauluoskust, häält. Ma saan kirjutada. Ma saan teha videosid. Mida iganes. Ma saan olla rahus, vaikuses. Kuulata oma südant ja tunda ennast nagu laps. Kusjuures eile ma vahetasin ka oma voodi asukohta. Ma keerasin selle akna poole ja ma tundsin, et see andis samuti mulle väga palju värsket energiat. Ja jälle ma tundsin ennast nagu lapsena. Selles on midagi väga maagilist. Nendes muutustes. Meie elus peab pidevalt midagi muutuma. See toob värskus, see toob meile energiat, see on lihtsalt nii hea. Kui sa muudad oma tuba, kui sa kas või ühte asja muudad, organiseerid midagi ümber, paned näiteks oma voodi teise kohta, magad teises kohas ja veel parem, kui lood hästi palju ruumi, loobud kõikidest ebavajalikest asjadest ja jätad ruumi ainult tähtsale. Teed oma ruumi lihtsaks ja nii, et see oleks avar ja selles oleks mõnus hingata. Siis see loob nii palju, see annab nii palju vabadust, nii palju kergust. Me saame paremini mõelda, paremini olla, me saame keskenduda ja me lihtsalt tunneme ennast mugavalt. See on nii mõnus, see on täielik müstika. Varemalt ma kartsin ilma internetita olemist. See loobumine tundus väga ulmeline. Minu elus on see alati väga suurel kohal olnud ja ma kasvasin sellega üles juba lapsest peale. Kord oli see isegi minu jaoks ainus mõte. Virtuaalmaailm oli minu jaoks ainuke koht, kus olla. Ma ei ütle, et see on halb. Ka minu elus oli see väga tähtis kunagi. See aitas mind. See teenis mind mõnda aega, aga enam mul seda ei ole vaja. Tegelikult ei ole juba väga kaua aega vaja. Nüüd on see kõigest vana muster. Nüüd ma saan olla mina ise. Olla täiesti omas vees. Kasutada oma täit potentsiaali. Ma saan hingata
ma saan kuulda, mul on vabadus näha, mis toimub, tunda oma keha, näha, märgata, mis väljas toimub. Ma ei ole ümbritsetud enam mingisuguse segadusega. Internetis, seal on infot nii palju, et me oleme pidevalt segaduses, me oleme pidevalt stimuleeritud. Meid pommitatakse kogu aeg. Ja see võtab ära meilt võimaluse iseennast kuulata. Iga kord, kui ma olin arvuti taga, kui ma surfasin, siis ma tundsin, et ma ei ole kontaktis oma kehaga. Ma tundsin, et minus on mingi pinge. Ja ma pidevalt lükkasin tähtsad asju eemale, kuna ma olin seal internetis, kuna ma olin stimuleeritud. Ma olin kogu aeg hõivatud millegi muuga, mingisuguse info ahmimisega. Ma ei saanud vabalt olla, aga nüüd ma saan. Ma kavatsen seda teha vähemalt 30 päeva. Proovida olla ilma kodus internetita. Ma saan vabalt käia ka kuskil raamatukogus või kasutada interneti koolis. Internet ei ole sugugi halb. See on väga võimas tööriist tänapäeva maailmas. Ja see on andnud minu elus väga palju. Ma ei kujutaks ette ennast ilma internetita, sest see avardas mu teadlikkust. See tõi mind siia kohta. Ma olen sellele väga tänulik. Aga nüüd ma soovin sellest vabaks saada. Nüüd ma soovin olla sõltumatu. Kui ma õpin olema vaba internetist, siis ma õpin kasutama seda palju efektiivsemalt. Ma kasutan seda vahendina, et jagada oma sõnumit. See on lihtsalt mingisugune kanal, see on lihtsalt mingisugune võimalus ühenduda maailmaga, panna oma kiri teele nii-öelda. Aga muidu me võiksime olla vabad ja meenutada, mis tunne oli lapsepõlves, kui meil ei olnud seda. Me võiksime meenutada seda vabadust ja lihtsust. Me saame seigelda, me saame rännata nii sisemaailmas kui ka välismaailmas. Me saame minna vabalt õue, me saame suhelda teiste inimestega. Me märkame, mis on meie ümber. Me märkame, mis on meie sees. Me saame olla vabad. Me saame olla meie ise.